Analüütilise keemia kaasprofessor ja arheoloogia kaasprofessor Ester Oras on naised ja tüdrukud teaduses teemanädalat eest vedanud 6 aastat. Eesmärk on julgustada naisi teadusega tegelema. Põhiiva või mõte on see, et pöörata tähelepanu siis sellele, et naised ja tüdrukud on teaduses sama kõvad tegijad kui mehed, et mitte öelda kõvemad tegijad, aga samas, et ka teadlikult juba maast madalast kasvatada seda mentaliteeti, et karjääril ei ole sugu, et kes tahab, võib teadlaseks saada hoolimata sellest, kas ta on poiss või tüdruk. Mul on siiski jäänud mulje, et naisena teaduses selleks, et jõuda sama kaugele, tuleb ikkagi poole rohkem pingutada ja poole rohkem ennast nagu tõestada. Kui me räägime üliõpilaste tasandil, siis on meil naisi päris palju ja kui me räägime professori tasandil, üldiselt naisi on ikkagi oluliselt vähem kui mehi. Ma arvan, et see on liikumas paremuse suunas, et viimasel aastatel tuleb neid nagu rohkem. Ja kui me vaatame ka näiteks just mainekate teadusuurimistoetuste saamist, siis selle hulgas on järjest rohkem naisi, mis on nagu hea märk. Aga kindlasti sinna on veel minna, et seal oleks nagu rohkem tasakaalustatud see olukord. Ütleb Tartu Ülikooli molekulaarse taimefüsioloogia kaasprofessor Hanna Hõrak, kes pälvis läinud aasta lõpus Euroopa Teadusnõukogult 2 miljoni euro suuruse uurimistoetuse. Hanna Hõrak uurib, kuidas tekivad taimelehe ülemise külje õhulõhed ja mis on nende roll taime jaoks. Õhulõhed on väikesed mikroskoopilised avad lehe pinnas, mille kaudu lehe sisse saab süsihappegaas ja väljub lehest vesi, mis tähendab, et nad on hästi tähtsad selleks, et nad määravad seda tasakaalu taime veekaotuse ja produktiivsuse vahel ja seega mõjutavad oluliselt ka taimede kasvu ja saaki. Tulevikus me teame, missugused geenid ja kuidas mõjutavad õhulõhede tekkimist. Kui meil on need teadmised olemas, et mis geenid ja kuidas neid mõjutavad, siis me saame neid teadmisi kasutada selleks, et aretada tulevikus kas siis kliimakindlamaid või kasvuhoonesse paremini sobivaid sorte. Ja nüüd me oleme jõudnud Eesti Maaülikooli laborisse, kus siis praegu töötatakse välja vetikates sellist nanopreparaati, mida lisada tulevikus kosmeetikatoodetele, mis siis peaks ära hoidma nahavähki. Here we are trying to produce a microalgal astaxanthin, and in combination with fucoidan, we're combining these two biomolecules which are already having potential skin therapeutic application and making it into a nano formulation so that it could be tested against skin cancer cells to see how effective it can prevent or resist the skin cancer. Selle uurimustega seoses tunnustati Eesti Maaülikooli biotehnoloogia nooremprofessor Renu Keta-Paikalt, Balti riikide teaduste akadeemiate ja UNESCO rahvuslike komisjonide naised teaduse stipendiumiga. 2-aastase lapse emana tunneb ta, et teadusmaailmas tippu jõudmiseks on naistel vaja märgatavalt rohkem pingutada. When thinking about the family priorities and like balancing life and work, I think sometimes we will have to compromise a little more than our male partners. Mul on nii hea meel näha, et minu ümber on väga palju väga kõvasid naistegijaid, kes on tõestanud, et see on täiesti edukalt võimalik ka minna muuhulgas näiteks lastega välitöödele, käia konverentsidel, ma isegi olen tittpuusal ettekannet pidanud, et tegelikult neid piiranguid ei ole ja see piirangute koht just nimelt tuleb siis sealt, kui on ühiskonna poolt või siis oma pere poolt siukene hukkamõist, kui niisugust karjääri siis valida ja see on minu arust see koht, kus see naised teaduses päev püüabki just neid soostereotüüpe murda.